kui kaunis oled sa, ei leia mina iialt ja see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Tänase piduliku gala käimalükkamiseks annan ma nüüd sõna Tallinna linnapeale, härra Taavi Aasale. Austatud olümpiavõitjad, head spordijuhid, sportlased, spordisõbrad kogu Tallinnast. Sport on igavesti muutuv. Tänased rekordid ületatakse homme. Eilsed kangelased jäävad täna lõpusjärgel kangeks ja kaotavad. Tippvorm püsib ainult mõne hetke. Kõik on ajutine. Sport on nagu jõgi, kuhu pole võimalik 2 korda astuda, sest jõgi on vahepeal muutunud. Piiblis öeldakse, et ärge koguge oma varandust sinna, kus koi ja rooste seda söövad. Spordis pole keegi homme see, kes ta on täna. Ja ometi tulevad noored ja teevad oma parima, et jõuda kiiremini, kaugemale, kõrgemale. Kas või korraks. Ajutise spordis võib olla midagi kestvamat kui kivi, kui müürid, kui kindlused, kui templid. Kui te jalutate ringi olümpiamängude sünnimaal Kreekas, siis näete, kui palju aeg hävitab. Kunagistest olümpiarajatistest on järgi vastvaid põlvekõrgused varemed. Kuid legendid ei kao. Legend vaprast maratonijooksjast, kes peale lahingut koduline jooksis, on kestvam kui ükski teine asi sellest ajast. Me vajame legende ja inspiratsiooni. Ja inspiratsiooni vajab meie uus põlvkond, kelle puhul hoiatatakse, et koolinoored liiguvad vähem kui vangid. See on meie ühiskonna proovikivi. Ja ma loodan, et teie, head sportlased, head spordisõbrad, aitate meil selle proovikiviga toime tulla. Oma eeskuju toel, oma veenmisabil, andes kogu ühiskonnale inspiratsiooni. Aitäh teile 2018. aasta sporditulemuste eest. Ma usun, et te suutsite selle abil süüdata nii mõnegi inimese sisemise väikese olümpiatõrviku. Ilusat pidu teile kõigile! Mis ma tahan öelda? Ma esiteks tõepoolest nägin ise Taavi vapralt kaitseb linna eelarvet täna volikogus, tulin volikogus siia ka. Ja mis ma tahan öelda, lisaks sellele, mida linnapea on juba rääkinud. Esiteks mul on hea meel, et see Tallinna spordigaala on selline ilus traditsioon, mis kestab juba, ma täpsustasin enne, 24 aastat, et järgmisel aastal on juba veerand sajandit, kui me tunnustame parimaid ja täname sportlasi nende tulemuste eest. Ja loomulikult miks see üritus minu meelest nii tähtis on, sest esiteks tõepoolest see on tunnustus ja tänu üritus. Me tunnustame täname neid, kelle suurepärased ja väljapaistvad tulemust on juba ajalugu, aga sellest ajaloost me oleme rääkinud ja räägime kindlasti ka tulevikus nii meie lastele kui ka lastelastele. Siin tuleb mulle meelde näiteks aasta 2002 Salt Lake City, kindlasti mäletate seda, kui Peer Palumae suurepärane töö tagas Eestile nii kuldse kui ka pronksmedali ja kuidas värisesid meie lemmikkommentaatorite hääled ja pisar tuli neil kindlasti silma ja ausalt tunnistama, et ka minul oli sama reaktsioon ja ma arvan, et paljudel teistel meist ka. Ja see on lihtsalt üks näide, neid näiteid oli loomulikult rohkem minevikus. Loomulikult me täname ja tunnustame neid, kes tänapäevil ja ka lähitulevikus pakuvad meile rõõmu ja uhkust oma tulemuste pärast. Ja loomulikult, et oleks õhus ka kerge intriig, siis valime me parimad Tallinna naissportlase, meessportlase, parima meeskonna ja noorsportlase ka. Sellest kõigest te saate teada juba peatselt.
aga nüüd ma tahaks teid kõiki tänada, et te tulite. Soovin teile ilusaid pühi ja tahaks lõpetada Jakob Hurdi tsitaadiga, kes omal ajal ütles, et kuna me pole suured jõult ega arvult, siis peame saama suureks vaimult ja kultuurilt. Nii et ma soovin teile sportlikku vaimu ja et me rohkem tegeleksime kõik kehakultuuriga, nagu linnapea ütles, et tõepoolest meie noorte seas nagu on see juba üks selline päris terav probleem. Nii et ma loodan, et teie eeskuju näitab meie noortele, meie lastele, kuidas tegelikult peab spordiga ja kehakultuuriga tegelema. Suur tänu teile ja nautige seda õhtut!